6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käik on siis Türgi ralli laupäeva järgse saatega eetris. Saatejuhtideks ikka Raul Õessõõr siin Delfi stuudios ja Karl Kruda siis koha peal Türgis. Tere, Karl! Tere, Raul! Rõõm jälle sinuga rääkida. No vot, igatahes võtame alustuseks siis selle meie Türgi tavalise rubriigi, et milline sinu see jutumärkides tööpäev seal täna siis välja nägi? Jutumärkides tööpäev, aitäh sulle. Minu tööpäev oli väga ilus ja otseses mõttes väga ilus, et ma sain olla sellele asjal lähedal, mis on minu südamele väga lähedal. Ja ma täna nägin ka väga, väga ilusatest ja põnevatest kohtadest seda rallit ja ma pean tõdema, et minu jaoks oligi täiesti uus kogemus ka, et mul õnnestus saada ühe paadi peale ja just nagu purjeka peale. Ja ma täitsa ausalt praegu purjetan tagasi kuskile sadama suunas, aga ma vaatasin seda mere pealt ja üks asi, mis mulle kindlasti võib-olla veel rohkem silma jäi, kui need hulljulged sõitjad oli see hulljulge helikopteri piloot, kes sõitis lihtsalt täiesti uskumatult kõikide purjekate ja katsete vahel ja mägede vahel ja nagu sõna otseses mõttes mulle vahepeal tundus, et ta teeb mõne surma sõlme ära. Küll õnneks seda ei näinud, aga sellegi poolest oli päev väga ilus, väga vahva ja praegu ka vaikuses keset merd olla on ikkagi uskumatu. Oot, seal All-Live'is räägiti ka korra, et seal Türgis väidetavalt need kopteri mingisugused regulatsioonid ongi natuke lõdvemad kui mujal, et need kopterijuhi mehed saavadki seal natuke lustida rohkem kui tavaliselt, sõita seal madalamalt, teha igasuguseid hulle pöördeid, et seal oli tõesti neid kaadreid oli vahepeal ikka päris äge vaadata, kuidas seal tõesti madalalt ja selliselt uhkelt igasuguseid sõlmesid seal tehti, et tõesti minul jäi ka silma, vaatasin, et sa kirjutasid ka kuskil Twitteris, et peaks nendega ka mingisuguse intervjuu tegema mingi päev, et täiesti nõus sinuga. Tegelikult olin, selles mõttes, et ei saa olla täiesti tavalised inimesed ja kunagi mul jooksis nagu vist läbi kõrvadest või keegi rääkis mulle, et kas tegemist on mingi Briti sõjaväe kopterijuhiga või ta on nagu väga-väga kõva staaž ja tegelikult see, kuidas sa sõidad ja seda kopterit nagu kasutab ära, siis on näha, et see mees on sellest kopterist nagu üle ja eks täna see pilt andis ka kõva nii-öelda pildi sellele üldse nagu kokku. Ja aga vist nii-öelda kopteri reeglite kohta on see, et tema on üks ainukesest kopteritest ka siin, et üldjuhul näed rallidel need võib-olla natukene rohkem, siis kuna siin on vist selline julgeoleku teema natukene kõrgem, et siis teistel inimestel ei ole võimalik, ei ole lubatud nii palju lennata, et see vist annab ka temale natukene vabamad käed ja see võib-olla tingis ka selle minu küsimuse, et tõesti, ma tahaks kuulda, mida see vend ka räägib, et ta kuulb täpselt samamoodi nende hullude sõitjate sekka. Katsel rallit vaadates pidid mõnikord nagu pea alla ka tõmbama, et vastu pead ei saaks kopteriga, siuke tunne oli ka vahepeal. Siin vahepeal tõesti isegi katse peal, kui vaatasid, siis see kopter lendas nii madala, et ta vahepeal isegi häiris autosi oma tolmuga, et ta oli liiga lähedal isegi neile, et õnneks siin keegi, nii lähedal ei olnud, aga tegelikult oli ikkagi vahepeal paari meetri kõrgusel maast, see oli fantastiline vaatepilt. No vot, aga fantastiline vaatepilt tõesti ei olnud see, mida me nägime siis tänase teise katse eel. Ott Tänak ja Martin Järva ja nende Toyota siis ütles ootamatult täiesti tühja koha pealt näiliselt üles, ei jõudnud isegi katse peale, ei jõudnud mina, kes ma seda otseblogi tegin, seda GPS-i ja kõiki neid live-kaarte, neid jälgisin, ma isegi ei osanud nagu kahtlustada sellist asja või ei pannud tähele, et tõesti nägin ka ise esimest korda, et Tänak seisab siis, kui see otsepilt sinna läks, et ei osanud isegi seda vaadata, et kas see mees on nüüd starti jõudnud ikka, et eelmine katse täiesti probleemideta neil ju möödus ja siis Tänak ise ka ütles, et 5 kilomeetrit varem käisid isegi tankimas, mis tõttu panid siis auto korra seisma ja käivitsid uuesti, et mingisuguseid probleeme ei olnud, aga tõesti siis sellele 9. katsele minnes auto lihtsalt ei läinud käima ja ei läinudki, tuli see päev katkestada täiesti ootamatult, olgem ausad, ega sealt kõrget kohta niikuinii oleks raske loota olnud, aga punkte läks kaduma nii või naa ja oma jagu. Punkte läks tõesti palju kaduma ja tegelikult väga-väga kahju, mis tänasel juhtus. Ei osanud üldse sihukest asja tõesti ette näha
ise ma ootasin ka, et mehed tuleksid katsele peale ja siis kõrvast ma kuulsin, et midagi natukene sellist lihtsamat, küll aga probleemi, mida ei ole väga lihtne või just võimalik tee ääres lahendada. Elektroonika on see, mis tänapäeval sõidutab kõiki autosid ja tegelikult sõidutab kogu seda elu meil siin maailmas ja nagu nii lihtsa asja peale, et auto käima ei lähe, et seal kunagi, kui olid vanemad autod, siis oli 2 viga, et kas ei saanud elektrit ühest otsast peale, olid 2 klemmi aku peal või siis ei tulnud kuskilt kütust peale, et muud suuremat viga olla ei saanud või siis oli nagu mootoril mingi mure. Siis tänapäevaks neid asju ja neid süsteeme, mis seda mootorit juhivad ja kus see energia kõik ja jõud välja maatid on nii palju, et see, mis tal vist täna juhtus, oligi see, et päeva lõpuks selgus ka, et tal põles läbi ECU. ECU on siis Electric Control Unit, ehk siis auto aju, mis siis suunab kütust, elektrit ja kõiki asju autos nii, et ta juhib seda autot ja see oli millegi pärast läbi kärstanud, et kus see pinge, alapinge, ülepinge, kus see kõik alguse sai või mis seal täpsemalt juhtus, ei oskagi nagu öelda ja Ott ütles ka selles intervjuus, mis on siis Delfi selles live blogis, et üleval, et mis seal täpsemalt on, et ei tea, et seda viga tuleb kindlasti otsida. Viga selles mõttes on lihtne, et homseks saab selle lihtsasti parandatud, aga eks see lõppkokkuvõttes on ikkagi kurb, et see päev täna niimoodi läks ja tegelikult suured punktid ainult ära ja kõige suurem kahju on tegelikult ju sellest, et see MM-i liidri punktivahe oli tal nii piisavalt suur ja hea, et nüüdseks anda nii palju ära lihtsalt 0 kohast on tegelikult ikkagi väga kurb. Noh, sa natuke paari sõnaga ütlesid juba, et mis asi see ECU või see juhtaju on, aga no lihtsalt veel näitlikustamiseks, et kas see on mingisugune väike, ma ei tea, metallist karp, milline see üldse välja näeb? On see mingisugune abstraktsem asi üldse seal mingite juhtmete segu? Mis asi see nagu füüsiliselt on? See füüsiliselt on siuke metallkarp, ta näeb välja nii-öelda nagu vana mingi mootori kest, et tal on tegelikult nii-öelda alumiinium kest on ümber, kus on ribid, et ta läheb ikkagi üsna soojaks ja kuumaks, et ta peab kuidagi leidma endale jahutuse ka või seda, et ta nii kuumaks ei läheks. Ja seal sees on siis kõik elektroonika ja kõik plaadid, mis siis juhivad absoluutselt kõike selles autos kojameestest mootori sisse pritsini ja ütleme nii, et mõnel autol on tegelikult isegi neid rohkem kui üks. Mõned juhivad eraldi nurkasi ja tegelikult, kui sa võtad tänapäeva üldist autot, mis sõidab tänavaliikluses, siis seal on elektroonikat juba nii palju, sest need juhivad ka ABS, mis on siis abipidurid pidurdamisel, kui autol läheb külge ette või siis stabiilsuskontroll, absoluutselt kõike. Eks ralliautol või veertsautol neid nii palju ei ole, aga ikkagi seal elektroonikat on palju võrreldes kunagise ajaga ja eks maht sellel ajul on suur, aga miks ta läbi kõrbeb, see väga tavaline ei ole ja tegelikult on autodel kaasas ka varuaju, üldjuhul, mida sa saad ära vahetada, et sa saad uue aju panna, et on seda ette küll tulnud, aga mis teema seal oli või mis see lõplik mure täpselt oli, siis ei oskagi öelda ja tegelikult on sellest ikkagi nagu kahju ja vältimatu luguna, eks sama nagu võib-olla generaator kustub ära, aku saab tühjaks ja lihtsalt seisab, mitte midagi muud ei ole. No, nägime neid kurbi kaadrit ka seal, kuidas Tänak ja Järve mõlemad seal üritasid igasuguseid asju seal proovida, mingisuguseid juhtmeid lahti ja kokku ühendada ja igale poole urgitseda, et äkki mingisugune asi on sealt lihtsalt kuskilt lahti tulnud, aga ei olnud õnnestunud või ei olnud ja ei õnnestunud neil siis seda asja ära parandada seal mobiiltelefoniga suhtlesid ja siin naljahambad tegid kohe siin nalja, et huvitav, kas helistas juba Malcolm Wilsonile, et kuule Malcolm, et kuidas selle järgmise aasta lepinguga oli, aga eks see näis nii kaua, kuni seda järgmise aasta lepingut nii-öelda avalikult kuskil sõlmitud ei ole, siis iga selline intsident muidugi tekitab jällegi erinevaid kuuldusi ja asju, mine tea, kui palju see päriselt seda otsust mõjutab, aga ega ta Toyotale hästi niikuinii ei head muljet Toyotast ei jäta, ütleme nii. Eks ei jätnud head muljet ei Toyotast, mõjutas nii Toyotat, aga eks ta kõige rohkem ikkagi mõjutas Otti ja Matjut ja olgugi, et sa ise näed nii palju vaeva, sa paned nii palju vaeva sinna sisse
ja väljas on kuum, sa ravad seal kuumas autos veel tööd ja lõpuks jääd raja äärde, isegi mitte rajal endal, vaid sa jääd üle sõidul nagu ühelt katselt teisele. Olgugi, et ralli mõistes läheb raja alla, sest see on ka kilometraaž, mida sa pead läbima kindlas ajavahemikus, siis lihtsalt tee ääres seista, et valmistud katseks ja sul selline mure tekib, et siis tegelikult see on nagu, ja lihtsalt on nii kurb. Ja nagu sa tõesti ütlesid, et see avab nii palju küsimusi just teistes nurkades, et see ei ole ju täna see aasta esimene kord, kui selline tehniline viga on, et see on minu meelest juba 3. kord ja eks see ajab natukene lati mustaks kindlasti. Just nii, no Tänaku kõrval saame rääkida natukene ka teistest tiitli pretendentidest. Terino Villil ju tegelikult samamoodi seal päeva algus läks täiesti nässu. Kohe esimesel katsel sõitis ta ühes väga aeglases vasakkurvis teelt välja. No me oleme mõlemad seda videot näinud siin mitu korda. Belglane ise süüdistas siis seda, et need stardiintervallid olid liiga lühikesed. Eile hommikul mäletame, olid need 4-minutilised, täna 3-minutilised ja seetõttu oli siis seda seisvat tolmu või seda hõljuvat tolmu õhus nii palju, et ta nähtavus oli, ta ise ütles, et 0 ja lihtsalt ei näinud seda kurvi ja ei saanud seda avariid vältida. No sinu eksperthinnang video põhjal on sellel jutul tõe põhjal? Sellel jutul on alati tõe põhjal ja tegelikult ta ütles väga, väga siiralt ja ausalt seda, mida tegelikult on mitmed sõitjad just väljendanud, mille pärast on tegelikult katsete peal autode vahed liikunud 2 minuti pealt 3 peale ja vahepeal 3 pealt 4 peale. Ongi just see, et see tolm seal metsas tekitab vahepeal sellise koti, et sa tõesti ei näe mitte midagi ja kui sa sõidad võidu peale ja eks võib-olla see annab ka märku sellest, et sõitjad on tegelikult natukene hullud, et olgugi, et kui sul on nagu selline pruunikas sein vastas, et siis nagu hoogu maha ei võeta ja kaardiliga sul ütleb, et põhimõtteliselt läheb täisgaasiga õrnkurv vasakule ja lähedki sama hooga sinna edasi, et ilmtingimata sa ei näe alati, kuhu sa pead ratast panema ja see ratas võib jääda kuskile vale koha taha kinni. Terri puhul tegemist oli üsna aeglase kurviga ja ma täiesti 100% seda tolmu alla küll ei lükkaks. See oli kindlasti häiriv ja segav faktor, mille pärast ta teelt välja sõitis, aga see ei olnud 100% just sellest nii-öelda või seal oli kindlasti natukene tema viga ka sees. Ja nii-öelda kui katse lõppudes seda tuli alguses, et siis keegi nii-öelda sellest nii palju isegi ei teatud, mis tegelikult seal katse veel juhtus ja WRC-ga seda ei näidanud. Hiljem, kui hakkasid videod liikuma ja paar katset hiljem hakkas ka siis tema ütlema, et mis see põhjuseks reaalselt oli ja enne ta tegelikult ütles lihtsalt, et ta tegi tegelikult natukene lollaka vea ja ta süüdistas ennast ja pärast ta hakkas siis laialdada seda süüdistust jagama. Just nii, igatahes tõesti üle 4 minuti ta kaotas. Vaatasime siin enne eetriväliselt ka natuke neid aegu, et seal 8. katsel, ta Ogier tempoga ilmselt ei oleks päris lõpuni kaasa jõudnud minna sel katsel. Ogier Refi valikust veel järgmise teemana kohe räägime, aga sel katsel ta andis siis Ogier'le ära 4 minutit 38 sekundit ja kui me vaatame praegust üldseisu, siis selle tugeva päeva lõpuga ta tõusis Ogier'st täpselt 4 minuti ja 38 sekundit kaugusele üldkokkuvõttes, ehk siis kui see 8. katse nii-öelda välja võtta, siis oleksid Ogier, Lappi ja Neuville kõik seal koos 1 sekundi sees, võitleksid võidu peale, oleks see alles vägev homne, mis sealt nii-öelda koidaks. See oleks suurepärane pilt, mida homme vaadata, aga eks see ralli on nimelik, et meil oli ebaõnne, enne seda tegelikult oli Terril ebaõnne ja üks mees, kellel oli tegelikult eelmine ralli ebaõnne, oli Sebastian Ogier ja Citroeniga nüüdseks tegelikult Citroen on see ralli näidanud ennast jällegi väga heast küljest, aga ei saa öelda, et tegemist on ainult Citroeniga, sõitjad on mõlemad head ja Sebastian Ogier väärib kindlasti meil täna kiitus selle peale, et ta ei taha alla anda, ta kindlasti tahab oma 7. maailmameistri tiitlit saada ja ta võtab vahepeal selliseid riskantseid otsuseid. Küll aga eilne päev näitas ka, et tegelikult miksitigi Refi valikut pehmete ja kõvade vahel, siis täna arvasid kõik läksidki ainult kõvade Refidega hommikul, olid mõned erandid ja üks nendest suurim erand oligi siis Sebastian Ogier, kes esimeseks tiiruks võttis kaasa endale 3 pehmet või nii-enda keskmist segu ja 2 kõvasegu ja esimesel katsel näitaski ju suurepärast aega, kui splitte järjest nii-öelda, kuna täna oli pööratud järjestuses ja kui splitid järjest sisse tulid, siis kõik kasvasid marginaalselt suuremaks ja siis kui Ogier tuli, siis kõik lihtsalt korra seisatasid ja vaatasid, aha, selge.
Jah, keegi on missioonil. kõigile pani vähemalt poole sekundiga kilomeetrile ja noh, Teemu Suninen sai katsel 4. aja, kaotas 33 sekundit ja täpselt sekund kilomeetrile, et noh, see on ikka niisugune asi, mida nagu väga tihti ei näe, eriti arvestades seda, et need olud ei olnud ju tegelikult noh, ei olnud midagi sellist, et järsku oleks hakanud vihma sadama või noh, kõik teadsid, mis seal saama hakkab, okei, see tee läks puhtamaks, Ožeel selle võrra oli nii mõnegi teisega parem seis, aga ikkagi nii palju lihtsalt puhtalt treffida ja hea sõiduga ära võtta, et see oli tõesti vapustav. See oli tõesti vapustav. Just, aga mida hakkame homme nägema, ralli üldseis on praegu selline, et Ožee Lappi on kahekesi siis 0,2 sekundi sees selle ralli võidu peale, noh, jutumärkides heitlemas tegelikult ilmselgelt ju ei ole, Lappi hea meelega annab selle võidu Ožeele, tiimikaaslasele, kes võitleb siis MM-tiitli nimel, ja neist siis minut 17 taga on Mikkelsen, minut 26 Suninen. Mis sa arvad, kas me selle 3.-4. koha peale hakkame mingisugust heitlust nägema? 9,8 sekundit on siis Sunini kaotus Mikkelsenile praegu. No alguses ma kindlasti ütleksin, et Lappi kindlasti ei anna seda kohta ära kerge südamega ja noh, ütleme nii, et senimaani, kuna praegu neil on Citroeni sõitjatel on mõlemal on minut 17 vahet teise kohaga, olgugi, et tehasel endal on punkte väga vaja, siis mõlemad sõitjad tegelikult sõit käib neil juba natukene nagu raha peale ka, sellepärast, et see, kui sa võtad meeskonna sisiselt vist nii-öelda võidu, siis seal tekib kohe boonus nii-öelda selle pealt, et sa võtsid ralli võidu. Et kui M-kumb nii-öelda eespool lõpetab, oletame, et Lappi lõpetab eespool kui Sebastian Ogier, siis kindlasti nii-öelda, kui meeskond ta helistab, ütleb, et kuule, et sa nüüd pead Ogieri mööda laskma punktide pärast, siis Lappi ütleb, et okei, et kui ma Ogieri mööda lasen, siis ma kindlasti et ma tahan ikkagi oma win bonus saada, et muidu ma ei tee seda. Et seal see arutelu kindlasti veel nagu tekib ja sellest korral rääkis meil täna Julian Porter ka, kuidas see lõppkokkuvõttes laheneb ja tegelikult Sebastian Ogier ja Lappi ei ole ka väga täna tempot maha võtnud, et mõlemad sõidavad ikkagi väga-väga kiiret tempot. Et kas seal juba nii-öelda, seal võib-olla on mingi tagumine nii-öelda mõte, aga mis seal homme saama hakkab, siis ma ei tea. Ütleme, et Mikkelseni ja Sunninen vahel kindlasti on mingit heitlust näha. Mikkelsen oma kohta ära ei taha anda. Ja meeskond kindlasti ütleb ka talle, et ta ei tohiks seda ära anda, sellepärast, et meeskondlikus arvestuses on Hyundai'l vaja eest ära saada jällegi Toyotalt ja mida rohkem nad kindlustavad endal seda tehase tiitlit, seda parem on. Selle peale, kui Ford siin või Sunninen hakkaks sõna sekka ütlema, siis see väga hea naeratus Terri või Andreas Mikkelseni näol kindlasti ei oleks. No selle Citroeni teema juurde tagasi tulles äkki tiimibossil Pierre Boudaril oleks kaval Lappile kohe hommikul öelda, et okei, et kui sa kenasti teise kohaga lõpuni tuled, siis sul on see võiduboonus käes, et ära hakka siin Ožeed survestama, tuleme mõlemad rahulikult, ajavaru ju on ja saad selle võiduboonuse, ei ole mingit probleemi, et peaasi, et me lihtsalt selle 20 võidusid niimoodi ära võtame. No. See võib kõik variant olla, eks tegelikult viimane etapp Saksamaal oli mõlemal väga kehv ja mõlemad sõitjad olid frustratsioonis. Et seal võib ka sinu jutul võib tõeda taga olla, et tegelikult öeldakse mõlemal hommikul, et lihtsalt tooge autod lõpuni, meil on teid vaja. Jah, ja Toyotadest rääkides Latvala 6, Miik 7, Miik seal viimasel katsel natukene tegi väikese äparduse ja seetõttu langes siis 15 sekundi kaugusel Latvalast. Tommi Mäkinen ütles täna lõunapausi ajal mõlemale mehele, et olge head, üritage Sordot survestada, aga sellest ei tulnud mitte midagi välja, see vahe kärises ainult ja ainult suuremaks, Latvala kaotab siis Sordole juba 49,7 sekundiga, et seal, kui midagi Sordol just ei juhtu, mingisuguseks võitluseks küll ei lähe ja Toyota kindlasti suur pettumus see ralli seni on olnud, aga mida võiks Thierry Neuvillilt oodata 8. koht praegu minut 8 Miigist tagapool, homme on 38 kilomeetrit ainult jäänud neid võistluskilomeetreid. Täna ta oli küll kiire, aga seda ka osaliselt seetõttu, et tal oli väga hea stardipositsioon, homme see enam nii hea ei ole ja ma arvan, et Neville ilmselt peab selle 8. kohaga siin rahulduma. Ilmselt ta peab selle kohaga rahule jääma, sellepärast, et kui kellegi teisel midagi muud juhtu, siis väga suurt võimalust ei ole, et ta sealt kuskile ettepoole saaks ja eks ta tänasel päeval ütles ka, et arvatavasti või tema arvamust pidi võib-olla ühe koha kuidagi suudaks välja
välja saada, kui kellelgi läheb rest või midagi, aga sõiduga ikkagi see võimalik ei ole ja homme on tegelikult ikkagi üsna lühikene päev, et selle peale loota ei tasu, aga jällegi homme on uus päev, homme on neli uut katset, homme on natukene uued tingimused, et mis seal sellel päeval juhtuma hakkab, siis you never know. Kui läheb sunninen Mikkelseni suruma, siis läheb see asi natukene pingelisemaks ja tihtipeale on see, et kõige ebamugavam sõit on siis, kui sa pead hoidma või rahulikult sõitma, sest siis võib alati kõik juhtuda. Just, ja Ott Tänaku olukorras ka natukene päeva lõpuks ta on siis 17. kohal, puhta sõiduga kindlasti 16. koht tuleb, aga 15. kohal olev Henning Solberg on temast siis 7 minuti kaugusel, ehk seda enam selle 38 kilomeetriga tagasi ei sõida ja seetõttu peaks siis, kui Tänak tahab punktidele veel jõuda siin selles superrallis, siis kuidagi peaks lootma, et eest 6 meest ära veel kukuks vist, et seda nii lihtsalt ei juhtu, selle peale loota ei maksa ja tuleb siis seda punktikatset oodata, aga punktikatse ootamisega on ka see klausel, et Ott Tänak läheb rajale esimesena ja me täna oleme ka näinud seda, ja eile ka, et seda teepuhastaja rolli siin sel aastal keegi ei taha endale, see on ikkagi jube raske töö ja kas on mingisugune võimalus on, et Tänak sealt punktikatselt midagi võtab? Kindlasti on tegelikult ainult sellepärast, et punktikatset sõidetakse homme 2 korda ja ülejäänud katset sõidetakse või läbitakse ainult 1 kord, siis et sõidetakse see katse puhtaks, autosi on alles jäänud 24, kes sellel rallil võistlevad, et see ei ole nii suur mass enam. See nii katki ei lähe ja sõidetakse ikkagi puhtaks see asi ja kui Ott teeb kõik hästi ja hoiab ilusti rehve hommikul esimesel 3 katsel, siis teisele tiirule minnes just esimesena ka ei tohiks see asi nii hull olla. Eks seal tekivad just küsimused see, et kus jääb võib-olla mingi kivijoonde või tee peale, aga temal enam suurt vahet ei ole, et tema läheb kas all or nothing. Nojah, selles mõttes ma mõtlesin ka, et Tänakul oleks vaja siis, jutumärkides miiki teha, et esimesed 3 katset sõita sellise külavahetempoga ja siis viimasel katsel rehvi säästa ja siis viimasel katsel ainult suruda, et midagi kaotada tõesti enam ju ei ole. Ma usun, et täpselt seda ta teeb ka koos Matuga. Vot nii, aga lähme siit edasi Betsafe'i rubriigi juurde. Betsafe'i koefitsiendid siis Türgi ralli võidule, ei ole suur üllatus, et Sebastian Ogier on ülekaalukas soosik 1,06, tema rallivõidu koefitsient järgnevad siis Esa-Pekka Lappi 10, Andres Mikkelsen 20, Suninen 40, Sordo 75 ja ükskõik kes teine siis 100. Seal võib-olla need koefitsiendid on nii suured või nii väiksed, et sealt pikemalt pole mõtet rääkida, aga võib-olla selline huvitav panus, et kas ralli võidab Sebastian Ogier või keegi teine. Ogier 1,06 ja ükskõik kes teine siis 7,55, et saab selle peale sisuliselt panustada, et Ogier'l juhtub midagi ja kui nii-öelda jutumärkides õnneks läheb, siis on 7,55 kordselt võimalik oma raha tagasi saada. Tõsi ta on ja tegelikult tänast päeva vaadates siis võib juhtuda ka üle sõidul, et ei peagi just katsel juhtuma. 7,55, ükstapuha, mis keegi teine, ma arvan, et see on ainukene koht, kus mina panustaksin siin juhul. Aga eks siin teisi põnevad asju on ka ja homne võistlus just, kus on tegelikult ainult 9 sekundit vahet ja 4 katset, siis 2 on seda, mis läbitakse 1 korra ja 1 on see, mis läbitakse 2 korda, milleks on siis power stage ka. Selle vahe on siis Mikkelseni ja Sunnineni vahel. Sunninen 4,85 ja Mikkelsen 1,11. Kumb nendest kes peale jääb, see on ka selline, Sunninenil on hea panus siia pandud. Et nende 2 vahel mõlemad tegelikult, et Ogier, kas keegi teine 7,55 või Sunninen 4,85, need on tegelikult mõlemad väga magus. Just nii, ja tuletame siis meelde ka Betsafe'i uue kliendi pakkumist, kui teed endale konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt koefiga 1,5, siis annab Betsafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse ja nii siis seda saab kasutada 4 kuud järjest ja veel üks Betsafe'iga seotud meeldetuletus puudutab siis seda, et kõik Türgi ralli kiiruskatsed on nähtavad Kristiines Tallinnas Olirise spordibaaris Betsafe Arena suurel ekraanil, nii et kes tahab vaatama minna teiste rallisõpradega koos rallile kaasa elada, siis selline võimalus täiesti Kristiines olemas on. Aga läheme siit edasi kuulajate küsimuste rubriigi juurde, kui eile siin ütlesime, et ainult 1 kuulaja küsimus tuli ja julgusime inimesi
natuke rohkem saatma neid, siis kuulati sõna ja lausa 5 kuulaja küsimust laekus meile siin 2 päeva vahepeal ja noh, vaatame, võib-olla enamus on neist sellised lühikesed ja kiired küsimused, võib-olla jõuame isegi kõik siit ära võtta, kui ei jõua, siis pole hullu, saab homme ka midagi rääkida, aga võtame kuskilt, alustame. Kaido küsib, tema mäletab, et varem olid kasutusel mingid vahuga täituvad rehvid, et miks neist loobutud on, et rallid on läinud rehvi loteriiks ja täna oli isegi üks katkestamine, sest ei olnud rehve millega edasi sõita. See oli siis eile tegelikult Kalle Rovampera ju katkestas seetõttu, et tõesti kõik varurehvid olid tal ka katki. Jah, no seal on tegelikult väga lihtne seletus. Selle seletuse taga on see, et rehvid maksavad nii palju ja eks siin Kaidole tegelikult nagu Kaidoga siis samastuda öeldes, et need rehvid maksavad praegu ka nii palju, et miks nad võiksid juba natukene rohkem maksta, et see rehvid loterii välja jääks, aga eks see on ka see üks loterii punkt, mis annab sellele rallile põnevust, et sa pead oskama oma rehve hoida ja kividest natukene mööda sõitma, samal ajal nagu pingutama ja neid nagu maksimaalselt kulutama, siis ma ütleksin, et selle tagasi kõik ongi, et see on lihtsalt liiga kallis, et kõiki rehvi vahuga veel täita ja seda süsteemi autodes hoida, et see läheks nii palju veel kulukamaks ja hetkel üks kõige kulukam asi autospordis ongi tegelikult just rehvitootjate rehvid, mis kuluvad 50 kilomeetriga alt ära ja siis pannakse uue ära. Taavo ja Peeter mõlemad saatsid mõne 10-minutilise vahega suhteliselt sama sisuga küsimuse, ma võtan selle võib-olla ise üldsõnaliselt kokku, küsivad siis mõlemad selle kohta, et kas kaardilugeja palk on siis, me oleme kunagi sellest rääkinud ka varem, aga et kas kaardilugeja palk tuleb siis eraldi, talle makstakse nii-öelda, meeskond maksab talle eraldi või tuleb talle sõitja palgast siis mingisugune osa ja kui suur sõnaõigus on näiteks kas või Martin Järveoval selles osas, et mis tiimis mehed järgmisel hooajal sõidavad, et siin M-kumb, ma ei mäletagi, kumb Taavost või Peetrist sellise teooria esitas, aga ühesõnaga, et kui näiteks Martin Järveoja oleks väga ühe tiimi vastu, aga Ott tahaks seal sõita, siis mis nii-öelda saaks? Siis suure tõenäosusega nad ikkagi sõidaksid. Et eks nii-öelda otsustamisprotsentides ma ütlen ikkagi, et see on 95-5, kus meeskonnas sõita tahab sõita, olgugi, et tegemist on meeskonnaga, siis nii-öelda tihtipeale jääb ka nagu pilt, et võib-olla on nii-öelda selles mõttes, et kaardilugeja on nii-öelda sõitja abikäsi, küll aga nad on seal autos koos, nad on meeskonnaga koos ja nad teevad seda meeskonnaga koos aastaid ja nädalaid ja sealt juba kuid ja siis edasi aastaid. Eks kindlasti arutatakse ka kaardilugeja, mis meeskonda ja et sa lõpuks ei taha ise kõiki otsuseid vastu võtta ja nagu ma ennast ütlesin, tehakse seda asja meeskonnaga koos. Kaardilugeja palk sellel juhul oleneb just meeskonnast ja lepingutest kõikidest asjadest. Citroen ma tean, et palkab, siis kui meie Matuga sõitsime Citroenis, siis nad palkasid eraldi neid lepingutega ja nii-öelda tasustasid nii-öelda eraldi nende väikeste kulude eest ja kõik mõned teised meeskonnad lepivad kokku ainult ühega ja siis nemad lepivad siis omavahel kokku, et see oleneb kõik täpselt läbirääkimistest, meeskondadest, kõikidest endast ja kõikidest asjadest. Kaardilugejatega jätkame, Jana küsib, et kui tee peal rehv puruneb, Türgis on seda palju juhtunud, et kas siis otsuse selle osas, kas see kohe ära vahetada või jätkata sõitu kuni katse lõpuni teeb siis kaardilugeja või teeb seda sõitja ise, et mille järgi see otsus tehakse siis, kas selle järgi, kui palju kilomeetrid veel sõita on või selle järgi, milline rehv purunes? See on isegi tegelikult väga hea küsimus, et vahepeal on see, et kaardilugejal on see informatsioon, kui palju on edasi minna või kui palju on sõita ja sõitjal on siis see nii-öelda oma intuitiivne nii-öelda lähenemine sellele asjale, et kas ta mäletab, kas see rada on sirge või aeglane ja kõik need asjad kokku ja mis rehv läheb. Üldjuhul ikkagi teeb selle otsuse sõitja, kas vahetada või mitte, andes siis märku võib-olla kaardilugejale, et kui olete, et vahetame ära, siis saab nagu kiiresti saab kaardilugejale ette valmistada, kas kindlalt kätte tõmmata, sellepärast et väljad ja rehvid on nii kuumad või siis lihtsalt tormatakse kiiresti autost välja, vahetatakse see ära. Aga miks ma just lähtusin sellest punktist, et kaardilugejatel on see informatsioon palju minna, on siis kui näiteks kaardilugeja näeb, kui palju on kilomeetrid minna, sest sõitja näeb vahepeal ainult käiku, et midagi muud autol ei olegi,
siis Kaardelil on tripmeetrid asjad, et kui palju on katsestardis sõitnud, ta näeb kohe, kui palju on minna ja tal on legendis vihikute peal kirjas, et mitu lehte on minna, et kas on kiire või aeglane sektsioon, et Kaardelil saab seal juurde aidata selle otsuse tegemiseks, aga suure tõenäosusega see otsus langeb ikkagi sõitja õlgadel lõpuks. Ja küsib siis Marko, et mis point täna selle Lappi ja Ožee vahelisel pressimisel oli, et lõpuks tuleb Lappil ju ikka Ožee mööda lasta, et tundub justkui pisut mõttetu riskimisena, mis võib ühele või teisele lõpuks valusalt kätte maksta, et vahe 3. kohaga oli ju üle minuti või kuidas? No seda me vist isegi puudutasime korra siin raadio või selles saates keskel, et seal võib juba olla mingi sõit raha peale. Sellepärast, et kui sa võidad etapi, siis sul on võidu boonus. Et võib-olla sellepärast Lapp ei ole nõus alla andma, aga ma ei ütleks, et ta 100% liinutab. Ma usun, et nad mõlemad tunnevad ennast autos lihtsalt nii mugavalt ja mugavam on tunda ennast hea tempo peal, kui nii-öelda isegi võib-olla näha väikest konkurentsi oma meeskonnakaaslasel, et sa oleksid terav ja täpne versus see, et sa laseksid natukene lõdvaks ja nagu Lappi ütles eile, et siis minut sellel rallil ei ole mitte midagi ja Soomes 17 sekundit oleks kalender selle peale. Ütlen, et mõlemad peavad ikkagi hoidma ennast teravamana, et nad tuleksid ilusti lõpuni ja tegelikult siiamaani on nad seda väga hästi teinud ja homme nad võivad ikka minna. Vot nii, sellised kõik kuulajate küsimused saidki siis täna vastuse. Kui teil on meile veel küsimusi, siis tuletan meelde, võite need saata aadressil 6kaik@delfi.ee ja väga suur tõenäosus on, et need saates varem või hiljem oma vastuse saavad. Aitäh, et olite meiega, aitäh Karlile sealt kuskilt Türgi merede pealt ja järgmine 6 käik on eetris siis juba homme õhtupoolikul, kui see Türgi ralli on oma lõpplahenduse saanud. Jah, ja homme me kindlasti võtame selle päeva nädalavahetus ilusti kokku ja loetleme nagu ikka alati rallide võitjad ja kaotajad. Kahjuks kaotajate sektsiooni meest juba mingil määral teame, aga sellegi poolest tasub kuulata ja vaatame, millise lahenduse saab Türgi ralli viimane päev ja Türgi ralli üldse. Tänud kuulamast ja ilusat laupäeva õhtut! 6 käik podcasti tõi teieni Betsafe.